Tere! Alates 5. märtsist hakkab ilmuma Maalehe raamatusari Tarkuse puu. See kujutab endast 30 raamatut, üks raamat iga nädala kohta, igal neljapäeval ja ilmub koos värske Maalehega ja on müügis nädal aega. Ja raamatud kujutavad endast sellist vaimset, filosoofilist, esoteerilist, eneseabi, kõike sellist kirjandust. On valitud erinevaid autoreid nii Eestist kui väljaspool Eestit ja püütud katta võimalikult suurt valikut ja ütleme siis ka vajadust. Tere! Mina olen Janno Seeder. Minuga koos on Maia Kaata välja taga ja Siret Seeder. Ja täna me siin selleks, et rääkida Maalehe raamatusarja Tarkuse puu teisest raamatust Susan Jeffersi Sa julged küll. Sa julged küll, ilmselt juba pealkiri ise on nii kõnekas, millest juttu on siis hirmudest. Ja kas pole mitte niimoodi, et hirmusid on igat nägu, igat tegu ja ilmselt on hirmudel ka mingi oma mõte või otstarve, et hoida meid madalam kui muru. mitte kõik, aga paljud neist, et tegelikult ma olen mõelnud niimoodi ja ka lugenud, et hirmud tihtipeale võivad olla ka nagu sellised kontrollmehhanism või viis ka kuidagi hoida rahvast või massi ohjas, hoida sind ennast kuidagi ohjas või kuidas sellega on? Hirmul on ka oma eesmärk, miks me hirmu tunneme. Hirm on näiteks, kui meil on vaja oma füüsilist keha säilitada, meil peab olema loomupäraselt keha hoidmise kaitsemehhanism ja näiteks kui me läheme üle kuristiku mööda kitsast köit, siis on loomulik, et mul on see kogu tähelepanu on sellel tegevusel ja et mul on nõnda nimetatud hirm kukkumise ees, see hoiatab mind, et ole nüüd tähelepanelik. See on see mehhanism, mis aitab füüsilist keha säilitada siin füüsilises maailmas. Me ei tulnud ju siia selleks, et seda kohe ära rikkuda, puruks kukkuda, surnuks sõita või midagi niisugust. Peab olema. Ja aga siin selle raamatu nüüd ingliskeelne pealkiri veidi täpsustab, mis hirmudest eelkõige juttu on. Ja seetõttu eestikeelses pealkirjas Sa julged küll, ta jääb nagu veidikene üldsõnaliseks ja ingliskeelne pealkiri kõlas umbes niimoodi, et sul on küll hirmud, aga sa sellegi poolest tegutsed või teed. Need on pigem jutt nendest hirmudest, mis hoiavad meid liigselt, aga ma olen täiesti nõus, need hirmud, mis tagavad eksistentsi ja ellujäämise, see on vajalik. Aga nüüd jutt nendest hirmudest, siin oli hästi välja toodud, klassifitseeritud erinevad hirmud või lausa grupid, mis pärsivad meie enesest teadlikuks saamist, tegutsemist, tegude tegemist, kõik selline pool. Kõige suurem hirm, mis tegelikult inimest segab olla mina ise on see, et ma kardan esineda. Ma kardan suud lahti teha avalikus kohas. Et see esinemishirm on üks suurimaid hirme ja meie praegu siin istume kolmekesi ja oleme kõik kolmekesi sellest hirmust üle. Et mina alati olen aeg-ajalt imestanud, ma isegi aeg-ajalt loengutes niimoodi esitan küsimuse, et kes tahab tulla siia ette rääkima? Ükskõik millest, mis talle pärast just meeldib ja mitte keegi ei ole nõus. Et see on see, et ma julge olla mina ise. Ma mõtlen, kuidas keegi minust mõtleb, mis ta arvab, kas ma ka näen õige välja, kas ma kuulun kellegi see mingi seltskonda ja kas ma olen siin aktsepteeritav. Et see on kõige suurem hirm. Selles raamatus on antud ka mingid peamised hirmud on ette loetud ja siis ma lugesin selle läbi, mõtlesin, et missugune see minu hirm on nagu. Ja ma leidsin ühe hirmu, autojuhtimishirm. See, millega ma veel hakkama ei saa, mul on see hirm. Isegi kõrvalistujana. Nii et see nagu see liikumise pealt liikumine. Aga jah, et just, et tegelikult me ei saagi ennem aru sellest, kui me seisame sellega silmitsi. Ja me näeme seda, mida ma enda sees näen, mida see hirm kaasa toob. Ja siin ongi hästi, sa mainisid selles raamatus läbi käinud ka just seda esinemishirmu. Siis autor hästi lahkab seda, mis tegelikult asja taga on. Ehk tegelikult, mis on selle esinemishirmu taga, aga kas mitte hoopis selline alateadlik mõte, mida teised arvavad. Kui ma lähen auditooriumi ette või kuskil avaldan oma arvamust, teen oma suukese lahti, mida teised arvavad.
ja see on see, mis kammitseb ja ma ei julgegi sõna võtta. Ja huvitav asi on see, et see on lausa mitte, see ei ole mitte ainult võõras seltskonnas. See on väga levinud ka, see võib olla näiteks töökollektiivis, me ammu töötame koos, me kõik tunneme omavahel, igapäevaselt me suudame suhelda vabalt, ei ole mingeid takistusi. Aga nüüd on selline koosoleku situatsioon. Kõik see sama seltskond, kellega ma igapäevaselt koos olen, on seal koosolekul ja mul on vaja minna ja midagi rääkida sellel samal seltskonnal ja siis ei saa. See hirm takistab oma arvamuse avaldamist. Vot seda tüüpi hirmud, eks ole. Ma jagaksin hirmud veel kahte ette. Nii. Ühed hirmud on need, mis me sündides kaasa võtame ja on peidus alateadvuses. Ja nad kerkivad täiesti ootamatutes kohtades, ootamatus situatsioonis tõusevad meis ülesse ja me ei saa sinna midagi teha, lihtsalt keha väriseb. Teised hirmud on need, mida me ise ennast hirmutame. No vaadake nüüd, kuidas te ennast hirmutate? Jumal, kes ma saan homme selle maksku ära makstud. Hakkab pihta, mis siis kõik juhtub, kui ma seda maksu ära makstud ei saa. See on iseenda hirmutamine. Täiesti nõus. Ja siin ongi huvitav on see, et valdavalt me ise ennast just hirmutamegi. Oi, ja kuidas veel, see on lihtsalt õudne. Ja mulle väga meeldis üks selline hirmu definitsioon. Mis asi on hirm? Võimaliku juhtuva tuleviku sündmuse projektsioon, aga see on hüpoteetiline, aga võimaliku juhtuva tuleviku sündmuse projektsioon ja mida jõulisemalt me sinna taha läheme, seda suurema tõenäosusega selle esile ka kutsume ja siis saame veel kinnitust, näe, ma teadsin. Mida kauem sa mõtled, et mis kõik hullusti juhtub, kui sa ei saa mingit asja ära tehtud, seda tugevam tunne keresse tuleb. Ja sa koged seda, et ja ongi nii. Ja sa siis hakkadki kogema seda, aga näed, ongi ju niimoodi. Mina ütlen selle kohta niimoodi, et rohkem püksis kui kõhus. Väga hea. Aga nüüd raamatus on autor hästi lahti võtnud need erinevateks osadeks. Ilmselt neil hirmudel on alatoone ja ta klassifitseerib, toob välja. Aga mitte ainult, mis on nüüd selle raamatu suur pluss minu arust? On see, et ta küll võtab lahti, näitab, millised hirme on, selleks, et esmaselt sa pead tuvastama, kas sul on hirme, millised on, aga nüüd järgneb ka nii-öelda jälle selline käsiraamatu stiilis on, mis sellega peale hakata. Kui sa oled tuvastanud, et sul on mingid tüüpi hirmud, mida teha nüüd? Siin on selgelt harjutused, soovitused, kõik selline pool. See on lausa programm. Ja see on lausa hirmuprogramm, kuidas sellest lahti saada. Ma pakun ühe variandi, ühe võimaluse. Täpselt. Et kui inimene avastab, et mul on hirm näiteks, ükskõik mis asja ees, ma kardan seda. Kas seda situatsiooni, seda olukorda, kas seda tegutsemist. Nüüd on vähe endale öelda, et see on ainult tunne. See ei ole reaalsus. Ja mis minule sealt raamatust mind kõnetas, ilmselt võib-olla inimtüübina see mulle ka sobib, siis üks selline retsept hirmudega tegelemiseks oli see, et kui sa kardad midagi, siis aitab see, et tee see ära. Mingi tegevus või mingi eesmärk, mida saavutada, hakka tegutsema. Tee ära. Ja selle tegutsemise käigus sa lähed nii-öelda hirmust läbi, ega julgus ei tähenda hirmude puudumist, vaid nendega tegelemist, sealt läbi minekut. Ja siin autor toobki hästi välja seda tüüpi retseptid, et kuidas siis hirmudega tegeleda. Kui me tegutseme, kui me kardame midagi ja me ikka teeme selle asja ära, see tähendab seda, et me muudame hirmu energia harmooniaks. Väga nõus, väga nõus. Paneme enda jaoks tööle. Nii et raamat, suurepärane käsiraamat. Mitte tagasi tõmbuda. Või edasi astuda. Anda edasi. Suurepärane käsiraamat, kus kõigepealt aidatakse sul tuvastada, kas mul on mingid hirme, kui, siis milliseid. Siin on kohe selged nii-öelda retsepti. Päris kui punkti kaupa ja kus ta ütleb, sa pead seda, mitte pead, sa soovitavalt tee see läbi, kui tahad oma ellu muutust. Või jääd mugavustsooni. Täpselt nii. Ja siin on niimoodi, et ja tal ei ole mitte ainult selline üksik soovitused või programmid, vaid siin on tegelikult on ka, et ilmselt me inimestena erinevad stiilid, erinevad eelistused, siin saab igaüks valida. Igaüks leiab endale sobiliku viisi
kuidas tegeleda, kui mul ikkagi on soov midagi muuta, kuidas tegeleda nende hirmudega, selleks, et tulles meie jutu alguse juurde tagasi, eks need hirmud on, kui me räägime just seda tüüpi hirmudest, on pärssivad, nad ei lase meil olla meie ise, teha neid asju, mis meid õnnelikuks teevad, olla meie ise. Ja siin on kõik need juhised olemas. Nii et kas anname meie poolse soovituse raamatule Susan Seppersi Sa julged küll? Jaa. Anname julge soovituse. Anname julge soovituse. Sa julged küll seda raamatut läbi. See oli väga hea. Sellega on hea lõpetada. Aitäh!